Paavo, kust sul tekkis selline idee teha selline raamat? Kas sul on, palju on siin räägitud, et see kajastab tõsielu ehk siis tõsielu tegelasi, kas neil on mingi seos või kust sa said need mõtted, et teha kokku selline raamat? No, võiks ju öelda, et Alexander Dumas Kolm musketäri on nagu poliitiline romaan, mis räägib Eesti elust, et kui me muudame seal mõned nimed ära, et siis äkki saamegi kokku Eesti elu. No, või avades nagu tänase Postimehe, siis mul on ka tunne, et ma räägin just tänasest Tallinnast või Eesti elust, et see on kodanik Ahto Lobjakase juhtkirja lugedes, et nagu see räägiks samast asjast, kuigi ma räägin nagu noorte inimeste püüdlustest või siin raamatus minu arvates on nagu elu ise, veidi nimesi on muudetud, natuke on prototüüpe võib-olla linna pealt otsitud nagu mõeldud, mis siin nagu meie külas toimub, kuidas siin pesukausis müratakse. Aga üritasin tänasest ajast kirjutada, et mul on nagu piinlik vaadata Eesti raamatumüügi edetabelit, kus juhib raamat, mis nagu räägib siseelunditest, et kuidas inimese siseelundid töötavad. Et kogu aeg on mingi meditsiiniline kirjandus, et tahtsin nagu kirjutada midagi kaasaegset, mis nagu võiks olla nagu põnev ja et ma ei pea... Ilmselt tekitab palju intriige. Jah, et ei peaks nagu lugema, kuidas töötavad siseelundid, nagu, et kuidas toit liigub mööda soolestikku. Et võiks nagu elust ja armastusest ja rahast lugeda, jah. Okay. Raamat on väga edev, näeb välja roosa ja läikiv. Kuidas sul on suhted roosa värviga? Ma vaatan sisu, kõik on roosa. Et roosa on su lemmikvärv. Ja minu arust on kaane kujundus nagu fantastiline, et see kilu ja kilukarbi silueti ühendamine, mida Liisi Joala nagu tegi, et see on nagu super, et see mulle väga meeldib. Selle roosa värvi oli minu idee, et lisada kaanele roosa taevas või ütleme, et tilgake roosat panna, sellepärast, et siin mõned kangelased nagu on väga roosad nagu raamatus. Ja siin isegi tegutseb üks nagu poliitkogu nimega Roosa unelm. Täna sa said kingituseks esitlusel sellise kilud, kuna raamat on ka kilukarbi siluett. Kuna viimati kilu said? Ei mäleta ausalt öeldes. No täna on sul see võimalus siis kingituseks. No ma proovin ära ja ma usun, et need on head kilud. Ja. Aga ütleme, see vaade on tuttav mulle. Vaade on tuttav. Ja kui tulla mööda Piirita teed, siis on see vaade, eks ju. See on see Tallinn. Parim vaade Tallinnale avaneb Piirita teelt just nagu 100 meetrit peale Piirita kloostrit, kui sealt Selveri tagant kuskilt välja tulla, et siis on parim kilukarbi vaade. Või teine koht on Merivälja muul, jah, et kus on nagu supervaade nagu Tallinnale. Aga see raamat on nagu Tallinnast ja tänasest päevast. See, mis siin toimub. See, mis toimub ja hakkab toimuma. Paavo, aitäh sulle ja palju edu! Tänan!